mis siin ikka, kui alustame selle show'ga nimega Salajutud, mida toovad teieni Kristina ja Mallu. No me oleme tagasi ja veebruar hakkab vaikselt otsa saama. Mitmes veebruar praegu on? Täna on 24 veebruar, ehk siis... Minu sünnipäevgi on ära olnud. Ei, täna on 26 veebruar tähendab, sorry. 6 päeva tagasi oli mu sünnipäev. Palju õnne mulle. Ja minu sünnipäev tuleb paari päeva pärast. Palju õnne sul. Nii et sünnipäevad. Kas sa, vanaks sa saad nüüd siis? 37 või? Oota. 37? Ei saa 30. 35 me pidasime koos, see oli üle-eelmine aasta, 36 oli eelmine. Ma ei saa 37 saada, ole vaid ma... Oota. Jaa, sest mina saan 32. Kuidas seda teada saab? Ma olen 90 sündinud. Praegu on aasta 2026, siis ma peaks saama 36 ju. Okei, vedas. Ma olin ka praegu, oota, mis asja? Aga siis meil oli 4 aastat vahet. Mis sa arvasid, 40 või? 5. 45. Ma arvasin, et 5 aastat on vahet, aga see on 4. No praegu on 5, saab 4. Me oleme paar päeva 5 aastat. Ühesõnaga, ma ikkagi saan 36, ma loodan. Ühesõnaga, kui see no ümardades 40 nagu nii. Jah, aga ma hakkasin just mõtlema, et me oleme sünnipäeva ajal, me oleme Tais, on ju, aga Eestis meil on siis ühine dinner, ma saan aru. Me vist mingit maja ei leidnud. Ega me oluliselt ei otsinud ka. Me pidime 13. märtsi tegema midagi siis ühissünna ka. Jah. Kas siis mingi dinner või midagi vaatab äkki kuskil? Jah. Toi? Nii et aga ma ei teagi, selles mõttes, et mis me ikka siis tirulilutame? Mis me pläkutame? Pole midagi rääkida, vaata. Sest me, nagu te aru saate, me salvesime etteralist sellepärast, et kui me teeks pausi, siis te mölisete. Et miks te ette ei salvesta, kui ta reisile lähed? Ühe korra oli niimoodi, et siis, kui sa läksid just Prahasse aastavahetusel ja siis meil oli ära kas see oli raske ette salvestada? Ma olin mingi okei, rohu. Kalle, chill, vaata, et me oleme nagu mingi drug teile, vaata. Me oleme our love is your drug. Ja selle jaoks me tegelikult siin olemegi ja ei ole tegelikult raske ette salvestada. Siin me ju ometi oleme. Ja kohe, kui mitmendal sa täis tagasi tuled? 26. Nii et siis kohe salvestame peale seda ka ju. Põhimõtteliselt. Nii et ärge muretsege, me ei jäta teid kunagi kuivale, ainult niiskeks. Täpselt nii. Aga räägime ruttu sponsoritest, nagu ikka te juba teate tegelikult siin pool hooaega põhimõtteliselt läbi, on ju. Et Coolbet, kes on siis meie leiva isa, kui te mängite, siis mängike vastutustundlikult, nagu ikka. Kristinal on insult ja te ei tohi teda mõnitada. Mul on insult ja ma üks päev rääkisin, et ma eile rääkisin oma sõbraga. Ja ta on mingi, et kus on igav, et siis sa võid mulle helistada. Et võime nagu rääkida, vaata, et jutustada mis iganes. Ma olen mingi, ja mul on igav. Saadan talle voice terve aeg. Siis ta on mingi, et kui sa tahad, siis nagu, et jah, talla peale. Ma mingi, okei, saadan edasi voice. Siis ma sain ära mingi 40 minutit hiljem ära, et ta rääkis, et helista mulle ja ma talla peale. No see on tema enda mingi släng ka, vaat, vabandust. Talla peale, aga ma olingi lihtsalt, kes lõpuks helistin, siis ma mingi sorry, et mul on reaalselt mingi insult, et midagi toimub majus ja... Aga samas, kui ma ütleksin sulle, et räägi midagi, siis ma eeldaks ka, et sa saadad mulle voice'i. Või ta ütles, et mul on aega praegu nagu suhelda, et suhtleme. Siis nagu... siis saada voice. Jah, aga ta mõtles helistamist, siis ma pärast helistasin ikka talle lõpuks mingi 40 minutit hiljem. Ma oleks mõtlesin, et tal enam siis ei ole aega, aga oli ikka aega. Et ühesõnaga, et ma olen insulti, andke andeks ja kui te mängite, siis mängike vastutustundlikult, ma ei tea. Ja Candy Pop, nagu ikka kõige paremad majustused ja asjad. Mina soovitan Donaldi nätsu sealt. Usu mind, you will not go back. 5 senti. 5 senti. Kas te olete soodsamat soovitust kunagi kuulnud? Valjusust küll mitte. Koodiga salajutud saate veel alla. No täpselt nii, et let's go crazy. Põhimõtteliselt, nii et Candy Popis siis igast erinevad kommid ja see oli, ma mäletan, kui ma Ameerikas käisin, ma neid Sour Patch Kids ja nüüd need on Eestis ka, aga kunagi siis Sour Patch Kids ei olnud Eestis, siis ma alati tõin need lastele kommideks. Need on nii hapud, aga no osadele meeldivad. Mulle meeldivad ka hapud, vaata, aga see on alguses, et mulle meeldib niimoodi, et lutsutad selle hapu ära ja siis on magus, vaata. No fine. Lutsutad hapud. No lutsuta haput, ma mõtlen nii kaua kommi. Siis meil on Temuur, sellest teab Kristina rohkem rääkides, tema rõivad seal on. Temuur, jah, Temuuris on minu rõivad ja seal on veel teiste inimeste rõivaid ja seal on kengi. Ja Taavi rõivas.
ja Taavi Rõivas. Ei, ta on Epstein failides mitte Temuris. Ei, Taavi chillib ka seal rõivapoe ees. Taavi Rõivas on rõivas. Et Temur, Milady, kellel on saanud meil lilled. Kristjan, mis sul juhtus? Ma isegi ei ole, ma muidu saaks öelda, ma jätsin Kristjana korra üksinda, et ta on mingi aineid triipu teinud nagu siin. Käie taastute triibust, mina käin trennis. Kurb on see, et ma ei tee kumbagi. Ma teen mõlemat. Taastun triibust trennis olles. Mina jooksu lindi peal. Silmad punnis. Samas mõtle, kui kiiresti trenni saaks tehtud. Teised teevad tunniga, minul on 15 minutiga. 15 minutiga on tund aega kardiot tehtud. Can't beat that. Can't beat you. Ma ei tea. Ühesõnaga, tellige lilli endale, sõbrale, kaasale ja vihavaenlasele. Aga vihavaenlasele saada nagu niimoodi, et ta mees arvaks, et ta petab teda. Jah, täpselt nii. Ja mul on ka sünnipäev tulemas, et ma tean, me sõbrad kuulavad ka saata mulle kulleriga lilli saata ja sootuskoodi kasutada. Mis sinu lemmik lill on? Hortensiad. Need sinised või? Jah. Need, ma ei tea, kas need on pulmas ka ju. Jah, need vist saab vaata mingitel teatud osadel lilledel on see. Sellepärast ongi, ja mina olen lihtne naine, minule meeldib liil ja seda on iga kell saada. Kokkuvõttes mulle meeldib nagu nii lihtsalt ilus kimp, vaata. Kimp on kimp. Ja saatke mulle koos vaasiga, sest mul on nagu, kui te tahate suurt kimpu saata, sest mul ei ole nagu suurt vaasi, mul on need väiksed, vaata. Ja, suure vaasiga on halvad lood. Ja siis on minu juuste saladus, et kes tahab endale pikki lopsakaid juukseid, no mis sest, mul on pikendused, aga kui te tahate minu juukseid, siis... Kus maani su enda juuksed on? Tegelikult mul on sama pikad nüüd. On või? Jah, no ütleme nii, et no siit on Maigret mulle järku lõiganud, sellest oli, aga nagu näe, see on minu juuks. Nii pikad? Ja mul lihtsalt ongi paksuseks pandud. Mul on kasvanud, jah. Mul on endal ikka, mul ei ole, ma just vaata lasin vaata hoolduses, siiamaani on mul enda omad. Okay. Mul on ikka pikad, jah, et selles mõttes, et ma on ikka vaeva näinud. See on minu salk täiesti. Muuseas, ma unustasin rääkida, et kui te mõtlete, miks ma nii särava nahaga täna olen, siis ma käisin Porsche salongis, tegin full beauty day, mul oli see head spa, siis mul oli näohooldus ja siis Maigret tegi mulle veel soengu ka ja värvis mu juukseid. Nii et reaalselt, vaata, ma käin nii harva kuskil näohoolduses, sest mul üldiselt nagu ei ole vaja, aga nüüd mulle tehti see mingi eskute näohooldus. See on nagu niimoodi, et seal kreemi sees on pisikesed nõelakesed, ta näitas mulle mikroskoobi all ja see oli nii weird. Ja siis kui ta seda näkku õõrus, siis oli tõesti tunne, ma tõin väga hea näite, kas sa oled kunagi söönud kaktuse vilja? See punane. Ja ta peal on väiksed okkakesed ja need on pehmed. Ja kui sa pärast oma näppusid katsud, siis on see, mul oli see tunne. Ja kui sa tõmbad näoga käega ka, siis sa tunned seda. Ma isegi praegu veel natukene tunnen. Paar päeva on, ma mäletan seda tunnet nii hästi. Mina käisin ka seal eskutes ja kas sa said koduhooldustooteid ka või? Ma sain, jaa. Mega hea on see päevakreem, vaat see on nagu pumbaga. Mul sai just tühjaks see mega hea, nagu need kreemid on mega freaking head. Ta ütles jah, et mingi mega niisutavad on, aga vaata, kuna ma käin nii harva, siis ma tunnen seda vahet veel eriti hästi, et ma eile õhtul ja täna ka hakkasin kreemi näkku panema ja saad sa aru, see kreem imendub nagu niimoodi imendub sisse, meik oli nii teha, ma reaalselt nagu nägu on nii pehme. Siis ma enne mõtlesin ka, mis ma ikka lähen sinna näohoolduses, mul ei ole ju midagi häda. Ja nüüd mõtlen küll, et tegelikult oli küll häda. Vain otsuvat mõnikord käia, et ikka puhastab naha ilusti ära ja kõik nagu tegi tooted hakkavad ka paremini peale ja ütleme nii, et see mort vajab palju toodet, et nagu mort. Aga ja, see eskute on väga hea, ma käisin ka ja tõesti, et Bosch stuudios siis on see hooldus ja koduhooldustooteid saab ka sealt osta ja tegelikult saab veel tellida netist ka. Ja ma selles headspaas, sina oled ju käinud, on ju, et ma nagu olen promo kuulnud igalt poolt, aga tõesti nii mõnus nagu lihtsalt lamad seal, keegi masseerib sind õõrub, paneb õlivärki, särki. Tore. Mõnikord ma mõtlen, kui kellelgi on võimalus, siis tehke teinekord endal siuke you-day. Jah, poputamispäev. Jah, treat yourself. Jah, nii et aitäh sponsorite, lähme kirjade juurde. Lähme kirjade juurde. Bosch on muidu sponsor, Malju lihtsalt käis eile. Jah, ta on lihtsalt meie sõbrannad. Ta on meie sõbrannad. Nii, aga... Nii, tere naised. Pöördun teie poole lootusega kuulda elutarkuseid.
Olen 19-aastane tüdruk, õpin, töötan ja oman ka mingit sorti sotsiaalset elu. Tihtipeale tunnen aga, et olen eakaaslastest maha jäänud või ei tee tuleviku jaoks piisavat. Sõbrad kolivad välja, teevad esimesi täiskasvanute oste, näiteks auto, ja leiavad juba erialaseid tööpositsioone. Elan nende edule kaasa, sest armastan oma sõpru, aga vahepeal tunnen ennast ebakindlana, sest minul ei ole rahaliselt veel selline seis, et saaksin neid samme elus astuda. Võrdlen vist ennast natuke liiga palju teistega. Kas teil on mingid nõuandeid, et selliseid negatiivseid mõtteid eemal hoida? Kas olete kunagi sama tundnud? Teie olete kõigist enda eakaaslastest pika puuga eest teete imelist asja. No mina ütlen ainult seda, et see, et sa oled 19-aastane ja tunned nii, väga paljud 59-aastased tunnevad ka niimoodi. Kõik oleneb alati sellest, kellega sa ennast võrdled. Sa võid öelda, et meie oleme kõikidest enda eakaaslastest pika puuga ees, samal ajal mina tean enda eakaaslased, kellel on välja ostetud 3 kinnisvara, ma ei tea, investeerimisportfellis on 500,000 eurot. Mina tunnen ka nendega võrreldes, et no, kus Kule see Mallu on minust pika puuga ees selles suhtes, et nagu, kuigi me ei ole eakaaslased, ma olen kõvasti noorem. Sul on aega veel. Mul on aega veel. Aga selles suhtes, et ma ei tea, vaata mina olin ka kunagi hästi nagu võrdlesin ennast ja ma vaatasin ümberringi, et ka kas või sellega, et kellel on mingid tervemad pered või mis iganes, no mis võrdlesin, et tundub, et neil on nagu paremad võimalused eluks, et mina jäängi mingi teenindaks ühe lõpuni niimoodi, et pigem on nagu see, et ma saan aru, et sa nagu mõtled, aga sa oled veel nii noor ja mina ostsin oma esimese autoga 23 või 24, see oli ka mingi mina olin 30. Elektrisinine, sul polnud lube ka, elektrisinine Seati pitsa, vaata, oli mul niuke väike mingi põrnikas on ju, et selles mõttes, et see kõik tuleb nagu õigel ajal, sa pead tööd tegema, vaeva nägema ja siis nagu lihtsalt nagu, ma ei tea. Jah, vaata see võrdlemine on selles suhtes ka mõtet. See teed endale liiga lihtsalt. Jah, et ma ise ka mõnikord taban ennast näiteks mõttelt, et ala, kui ma vaatan, no kas või Instas või TikTokis mingi inimeste kodusid on ju. Ja siis ma vahepeal taban ennast mõttelt, et issand, ma on nii kade, et tal on nagu nii ilus kuidagi see või tal tundub see nii hästi olevat. Ja siis ma mõtlen ka, et tegelikult niimoodi elada on täiesti mõttetu, sest et sul on kindlasti väga palju asju, mille üle tunda rõõmu, aga kui sa nagu ei naudi neid asju, vaid kogu aeg mõtled, mida sa nagu tahad, siis elu ei ole nagu väga lõbus, on ju. Tõesti, eriti veel 19-aastasena, kuule, lase endal nüüd natukene olla ka. Kui ma olin 19, ma isegi mõelnud sükest asjade peale. Reaalselt ma praegu ka kuulen, kui mingi 20. alguses inimesed on mingi, ossima oma esimese kodu. What? Nagu... Mäletan, me olime Malluga reisil, mina kelanin äkki aasta või midagi ja siis Marimelli tõstsid ridaka. Me olime kadedusest rohelised mingi, oota, me oleme ka influencerid, kus meie ridakas on raiskajad. Kuidas see võimalik on? Et vaata, elu võib muutuda tegelikult nii kiiresti, et ole see 19 või 59, never give up, sest et iial ei tea, millal tulevad need sinu suuremad võimalused ja nii kaua kui ei tule, siis tasub ikkagi nagu õnnelik olla selle. Ja see on loomulik, et vahepeal sa vaatad ja sa kadestad, aga ära lihtsalt jah, nagu võtas. Ära kinni ja sinna. See võib olla siuke positiivne kadedus ju ka, et ütleb ka, et tegelikult sõprade üle tunneb rõõmu. Ja nii, David Guetta, abort ja herpes, minu elu greatest hits. Kirjutan teile anonüümselt, sest on see lugu, mida ma ei ole suutnud rääkida isegi oma kõige lähedastamatele. See siin on minu senise elu suurim saladus. Eelmise aasta augustis jäin ma rasedaks. Olime oma elukaaslasega selleks hetkeks olnud koos peaaegu 5 aastat. Väljastpoolt vaadates täiesti tavaline stabiilne suhe. Aga samal sügisel ootas mind ees midagi, millest olin unistanud pool oma elu. Ninaoperatsioon. See ei olnud mingi kapriis. Mul kulus 8 aastat, et julgus kokku võtta, et see samm lõpuks ette planeerida. Rasedusest sain teada väga varakult 4. nädalal. Arutasime elukaaslasega, et mida teha. Ja ma ütlen ausalt, tol hetkel tundsin, et laps rööviks mult mu unistuse. Mitte igaveseks, aga piisavalt kauaks, et ma ei näinud enam iseennast selles loos. Otsustasime abordi kasuks. Kuna rasedus oli nii alguses, tegin medikamentoosse abordi. Ja nüüd tuleb see osa, mis mind siiamaani külmavärinatesse ajab. Samal päeval, kui pidime minema David Guetta kontserdile, neelasin ma sisse esimesed 3 tabletti. Isegi seda kirjutades tekib mul füüsiliselt halb tunne. Mõni tund pärast tablettide võtmist hakkas mul verd tulema. Palju, kogu aeg, aga ma surusin kahtlused alla. Mõtlesin, et mis ikka juhtuda saab. Läksime kontserdile. Kontserdile tuli kaasa meiega ka minu ema. Rahvamass oli muusika, eufooria ja mina, kes sisuliselt elab
samal ajal läbi oma elu kõige raskemat otsust, nii vaimselt kui füüsiliselt. Poole kontserdi pealt läks mul järsku väga halvaks. Ütlesin elukaaslasele, et ma vist minestan. Järgmisel hetkel olengi pilditu. Ta lõistas mu rahva seast eemale. Laululava treppidel tuli pilt vaikselt tagasi. Mu ema arvab siiani, et ma minestasin, sest olin liiga umbselt riides. Autos teel koju hakkasid mu sõrmeotsad ja huuled tuimaks minema. See oli imelik võõras tunne. Toksisin sõrmi vastu jalgu ja mõtlesin, et kas ma olen suremas. Õnneks see lõpuks kadus, aga see kogemus oli üks jubedamaid tundeid mu elus. Ma kartsin abordiga edasi minna. On juba näinud, kui jõhkrad mu keha sellele reageeris, aga ma läksin lõpuni. Ma ütlen vahele, et ega sa ei saagi seda pooleli ette, kui sa oled need 3 tükki sisse võtnud, ega noh. Ja minu arust on niimoodi, et tegelikult tuleb 1 võtta ja siis pärast hiljem teised 2, aga noh, see võib-olla ongi see, et aga noh, ma ei tea. Osad annavad valukaid ka lihtsalt samal ajal. Jah, see küll, aga see on jah, et sellega, kui sa juba veritsid, siis mis see siin pooleli? Cancel. Või ma edasi ei tee, noh. Õnneks oli elukaaslane mu kõrval. Ma pole kunagi tundnud ennast füüsiliselt nii nõrga nagu abordi ajal ja 2 nädalat pärast seda. Mul oli raske liikuda, raske olla. Ja siis tuli veel üks hoop. Abordi ajal tuleb kasutada sidemeid ja ühel hetkel tundsin, et vagiina ja päraku vaheline ala justkui täiesti ära hõõrdunud. Kontrollis selgus, et see pole hõõrdumisest, vaid see oli herpes, genitaalherpes, suuherpe viirus, mis oli alla kolinud. Kui ma sellest oma elukaaslase rääksin, siis ta ei suutnud seda vastu võtta. Tema silmis olin ma rikutud naine. Kuigi ma olin varem kuulnud, et tema eks oli talle oraalseksi teinud sel ajal, mil tal oli huuleherpes. Ehk siis 99% tõenäosusega sain ma selle temalt. Tal lihtsalt ei olnud see varem välja löönud, aga faktid ei lugenud. Tema peas oli pilt juba koos. Loomulikult olin ma herpese saanud kellelgi teiselt. See, et viirus võib aastaid organismis vaikselt olla, välja lüüa just stressi, abordi ja täieliku füüsilise kokkuvarisemise ajal ei omanud mingit tähtsust. Ta pakkis oma asjad kokku ja lahkus. Et asjade üle järele mõelda, ei vastanud mu kõnedele ega kirjadele. Ma jäin ilma lapsest, ma jäin ilma elukaaslasest ja boonusena sain ma elu lõpuni kaasas kantava diagnoosi. Mõni kuu hiljem tuli ta tagasi ja palus andestust, aga selleks hetkeks oli minu jaoks juba hilja. Ta jättis mind üksi ajal, kui mul oli teda kõige rohkem vaja ja sellest ei saanud me enam üle astuda. Nina operatsioonil käisime siiski ära, vähemalt peeglisse vaadates olen ma nüüd rahul. Ja ausalt öeldes, mul on täna hea meel, et ma selle mehega last ei saanud. Kui inimene suudab sellise asja pärast lahku minna, siis see näitas mulle väga selgelt, et ta ei armastanud mind päriselt. Herpes pole siiamaani õnneks enam välja löönud, aga süümepiinad selle sündimata lapse ees, need on mul alles. Vaiksed, järjekindlad ja ei küsi, et kas mul on parasjagu hea päev või mitte. Palun kiitke, laitke, öelge ausalt, mida arvate. Tervitades. Ikka see sama Liina Sepp. No ütleme niimoodi, et ei oska nagu öelda midagi, sest et nagu vaata, me ei saa midagi öelda, et sinu süümepiinasid nagu ära võtta, aga ma ütlen ausalt, et ma ise olen ka teinud aborti ja literally, sorry, aga do not care üldse. Nagu reaalselt, nagu vaata, võib-olla, et see probleem võiks tekkida siis, kui ma jubedalt oleks nagu tahtnud lasta, aga see toimus ajal, kus ma seda ei soovinud. Ja nagu, mis see teine variant siis on, et sa sünnitad lapsest, sa ei taha aborti teha, aga sa tegelikult ei taha või näiteks tema puhul ka, see mees ei olnud ju tegelikult see mees, kellega sa oleks üldse pidanud last saama. Elu lõpuni seotud olema niimoodi. Ma arvan, et seda aborti ei tasu niimoodi võtta, et oh my god, I killed my child. Kui sa oleksid ta ära sünnitanud ja kiviga surnuks peksnud, vaat siis sul peaksid nagu süümekad olema. Ma ei tea, miks ma nii haige veel haige võrdusi. Kui ma mõtlesin, kui sa rääkis, siis ma võin rääkida, et mina olen ka aborti teinud ja minul on kõige haigem lugu on see, et minu abort hakkas pihta, me salasime podcasti niimoodi, et mul oli active abortion happening samal ajal, kui me filmisime ja ma olin literally dying ja ma reaalselt jäin niimoodi, et ma jäin siis oma eksist rasedaks, on ju, see, keda ma siin taga nutsin podcastist happened, on ju. Ja ma mõtlesin, et ma ei taha temaga seotud olla lõpuni, sest et ma ju nii väga armastasin teda, aga siis ma ikkagi mingi sain aru, et ei tasu ennast, tegin aborti. Aga mulle öeldi, et võta 1 tablett, siis on 1 päev vahet ja siis ülejärgmine päev paned järgmised tabletid ja siis hakkab see pihta. Mul oli välja planeeritud, esmaspäeval võtan esimese, siis teisipäeval meil on podcasti salvestus ja siis kolmapäeval ma võin kelan lasteaeda ja siis ma saan üksinda kodus aborteerida. Ja siis teisipäeval istun podcastis. Ja siis nagu, ma hakkasin just podcasti jõudma, tähendab, ja siis ma mäletan, mul on mitte midagi ju kaasas, ma panin lihtsalt sealt alt vetsust, võtsin salfakaid ja siis istusin siin terve aeg, full abortion käis ja ma mäletan, ma lihtsalt, mul oli nii valus, sest ma ei olnud seda valukat võtnud. Siis mulle öeldi, et alles siis, kui ma nüüd teised võtan, et siis valukad ka.
ja lihtsalt I was dying ja ma veel tegelikult, kui te kunagi kuulete, ma ütlesin, mul oli nagu hästi olus, ma ütlesin literally giving birth right now. Ühes podcast ütlesin, et literally giving birth, nii et see on väike see, et ja siis mul oli active abortion. Nagu, et selles mõttes, et see ongi nagu it's life ja nagu pigem ma arvan ka, et nagu see, nagu ma ikka mõtlen ka, et mul peaks praegu olema nagu mingi paarikuune beebi, on ju. Et nagu, siis nagu vahepeal tekib see, päriselt sul tekib nagu, et sa tahaksid ei, mitte ei tahaks, et ma nagu, sest et nagu ma mõtlen nagu, et nagu, et mis mu elu siis praegu oleks olnud, et nagu siis ma oleks olnud 3 päeva penderil võib-olla, kui mul oleks beebi kodus. Jah, ilmselt mitte. No vot, et nagu ma vahepeal olen nagu mõelnud, aga siis ma mõtlen nagu selle tüübi peale ja ma mõtlen nagu seda, et nagu he broke my heart ja ta on tegelikult mingi mõttetu loser, nii et nagu ma ei tahaks temaga olla elu lõpuni seotud ja pigem on nagu see, et nagu see abort on nagu, ma saan aru, ma tahtsin öelda, et ma mõistan, mis sa tunned, I've been there, done that, aga nagu sul ei ole enam seda beebit, noh, et mis ikka nagu. Jah, ma ütlen, see on mingi viidata sellele, kui beebile on ka nagu natuke. Jah, see oli possibility of a baby. See oli, kui see oli veel mingi 4 nädalat, see oli full vere, see oli lihtsalt, see oli nagu põhimõtteliselt nagu heavy päevad ja nagu noh, et see mingi suurem vereklump. Aga eks ta umbes ju niimoodi olegi ja mina lihtsalt omalt poolt ütlen siia, et see kirjeldus sellest, mis sellel naisel toimus, et ta mingi pildi tasku pani ja nii valus oli ja blablabla. Ja okei, ma saan aru, et sul oli ka veidi valus, aga no selles suhtes, et ikkagi ju piisavalt, et sa said ikkagi siin olla ja need asjad ära teha. Et ma ei taha kedagi hirmutada siin, kes peab seda läbi tegema või kes on sunnitud seda läbi tegema, kes tahab seda läbi teha. Et tegelikult see alati ei ole nii hull, et sa mingi pildi tasku paned või midagi, et oma omast kogemust ütlen, et see oli lihtsalt nagu heavy päevad. No jah, see oligi nagu ongi need emaka kokku tõmbed ja niimoodi, et noh, kuna ma olen sünnitanud, siis see ei olnud minu jaoks nagu nii hull vaata. Ei noh, et ongi, et vaata, ma räägin, et kui ma sünnitasin, ma oleks peaaegu pildi tasku pannud, et see oli nagu heavy valus. Et selles suhtes, et me pooldasin aborti, aga kui vahepeal lihtsalt elu happens ja shit happens ja inimesed saavad lapsi ja... Mina ütlen, et mina pooldan väga aborti. Selles suhtes, me peaksime olema tänulikud, et me oleme riigis, kus on võimalik, sest et mina jällegist ei saa aru nendest, kes on nagu selle vastased. Jah, ma mõistan, et kui on, ma ei tea, mingisugused inimesed, kes kasutavad seda nii-öelda rasedumise vastavuse vahendina. Et sa kogu aeg käid aborti tegemas, siis ka laias laastus, see on ainult su oma tervis, mida sa tegelikult rikud on. Et see ei ole lihtsalt mõistlik lahendus. Aga laias laastus iga inimene, mina arvan, peaks lapse saama siis, kui ta ise seda soovib. Mitte sellepärast, et sa arvad, et oh my god, I'm killing a child või oh my god, ma ei tea, pean seda tegema, sest ma olen nüüd rasedaks jäänud. Nagu ei, laps tuleb saada rõõmust ja õnnest ja hea kaaslasega ja see kirja autori mees tõestas ära, et tema see hea kaaslane olnud. Aga minu meelest siin kirja veel kõige hullem asi on see genitaalherpes. Ma ütlen ausalt, see on mu suurim hirm. Ja ma ütlen sellepärast, et see on mu suurim hirm, sest mul on herpes viirus nagu nii ju olemas, et mul kogu aeg lööb see huule peale välja. Ja tegelikult... Kui sa võtad Märtenit näiteks suu, siis sa võid tal anda selle genitaalherpesi. Ja, aga loomulikult ma ei teekski seda, aga tegelikult siuke possibility on ka, et kuna mul on juba see viirus kehas olemas, siis mingi räige stressiga, see võib lihtsalt lüüa, ma ei peagi seda kuskilt saama, mul võib see vabalt sees olla, äkki mul pole kunagi välja löönud, sest et ma olen kuulnud, et inimestel on niimoodi, et nad ei ole kellegagi nagu kokku puutunud, lihtsalt sul mingi stressi, sest et kohatis tegelikult lööb stressiga niimoodi rohkem välja. Ja see tundub mulle kõige jubedam asi, sest mõtle, sul peab mingi püksid või jalas, sul ei ole vahatist olnud, on ju. Et vaata, kui sul on näiteks vill, siia tuleb see vill, see on valus, see sügeleb, ja siis seda ei tohi näppida, aga mõtle, kui sul on see kuskil all, sul peavad ju püksid jalas olema, siis teed selle villi katki ja see vedelik ongi see, mis nakkab, nii et sul võib olla pärast kogu, see on mu worst nightmare, mitte hui. Appikene. Ei jah, see herpese teema on ikka heavy. Ja siis mees ise annab sulle selle, siis ta mingi omekatsed rikutud naine, käi üldse persse. Ja ütleme nüüd, et see tõesti elu, nagu mõtlen, et nagu David, vaata minul oli veel see, et okei, minu see active abortion hakkas siin, aga mis on diivanil ikkagi ja noh, sain hakkama, aga sa oled kuskil seal lauluväljakul David Guetta, mingi tümps käib, et see on ikka heavy, pluss siis nagu see herpes ja siis see mees, issand jumal, ma loodan, et sul nagu on nagu nüüd parem või nagu ma ei tea. Millal see David Guetta oli? Ta käib kogu aeg siin, et isegi ei kujuta ette, milline see võib... No ühesõnaga, ei, ta ütleb, vaata lõpus, et kiitke, laitke, öelge ausalt, mida arvate, ei laida,
mis meil siin lait on, et elasid üle, said sitast mehest lahti ja nüüd ei pea vähemalt temaga last jagama, et usu mind, küll tuleb, kui sa last tahad saada, küll see hetk su elus tuleb ja loodetavasti parema mehega. Ära põe. Ja tore, et me lihtsalt siin rääksime enda mingid asjad ka veel, aga tead, Savi? Sest et see on nagu ma tean, see ei ole mingi hull saladus, ma olen enne ka maininud, et ma olen aborti teinud, et see ei ole nagu mingi ma ei tea, mis riigi saladus, et elu on elatud. Oled maininud või? Minu meelest küll olen. Minu meelest see ei ole, aga nüüd mainisid siis. Minu meelest ma olen, aga ma ei ole maininud, millal ma viimati tegin. Sa oled mitu korda teinud? Muidugi. Okei, muidugi kõlab nagu muidugi olen kunagi ammu, vaata siis, kui ma olin oma selle esimese peikaga koos, siis, kui ma olin hästi noor, on ju. Ja siis, kui ma Märteniga tutvusin. Märten, esimene kord, kui ma nussi. No, aga kas me oleme üllatunud? Vaata, palju teil lapsi kahe peal on. Et see oli nagu nii... See oli normaalne suht algus, ma ütlen. Ei, see oli crazy, aga jah, ma ütlen ka, et nagu... Väike secret spilling episood. Nagu vaata ongi, et see, et kuna me ette salvestasime, siis me peame teile mingi kossi kandma. No enda kohta, ja minul oli see sama, see Kalle nii-öelda siis tema oli see oli see jõulud, kui ma Pendaris olin, kui ta tuli, kui ma nägin. Vaata, oligi see, et mul oli nagu see, et vaata, ta oli mind maha jätnud, siis me nägime uuesti ja siis me niuke revenge, mul oli nagu minu jaoks revenge seks, aga mina kaotasin, siis mina ei raseda. Vaat sellepärast me ütleme, revenge seks ei ole, see on ainult sulle endale revenge. Ja, sest et literaalis lõpuks oli mina see, kes oli kuradi tittas, Vähme sünnid, räästid, ja siis me läksime Malluga Egiptusesse ja mõtleme, nagu ma sain teda enne Egiptust, et ma rase on ja siis me läksime Egiptusesse ja siis me olime see Egiptuse reis seal ja siis Mallu, vaata peale Egiptust kirjutab mulle mingi, tead, sa olid ikka nii tujukas seal reisil ja sa kogu aeg mingi närvasid ja niimoodi. Ja siis ma olin mingi, siis ma teaga mingi sorry ja siis ma pärast hakkasin mõtlema, ma olin mingi rase ja ma ei tea, hormoonid möllasid nagu be freaking nicer. Ja siis meil oli õhtuti veel see, et nagu ma unustasin ära seda raseda tunded, et hakkame magama minema ja siis mul tuleb niuke nälg, siis ma käisin õhtuti suppi söömas. Me olime literali päeva jooksul käinud söömas umbes 5 korda ja siis kell 10:30 Kristina mingi, kuule, ma võtan veel väiksem midagi. Ja siis ma olingi mingi issand jumal, et nagu jah, et siis kui ma tahan, sest et ma nagu sain suht ruttu aru, et ma rase ja siis nad ütlesid, okei, et liiga vara on, et tule peale reisi tagasi, et siis saame kinnitada, siis peale reisi sain selle, aga nad solgutasid mingi 4 korda, ma pidin mitu korda käima, et nad lõpuks ma need tabletid annaksid ja siis nagu saaks tehtud. No jube keeruliseks, mina pidin ka käima 2 korda, aga vaata õnneks oligi see, et ma sain ka suht kohe aru. Kohe. Ja issand, ma võin siis rääkida, kui me juba siin kossime, kuidas ma aru sain. Me elasin vaata seal korteris on ju, vaatame telekat ja siis mõtlesin, okei, ma lähen pessu ja saad suru, ma olen duši all ja kui vesi mu rindade vastu läks, mul oli nii valus ja ma olin kohe mingi what the fuck is happening, mis toimub lihtsalt ja tegin testi ja halleluuja. Kusjuures mul oli ka nagu nipud, nagu veits sellad, aga nagu ma olin mingi, aga mul on alati või 2 korda, kus ma rase olnud on ju 1 korrast tegin aborti, ma olen 1 korda teinud on ju. Mul on see, et ma nagu tean, ma lihtsalt olen nagu näiteks Kelaniga oli ka see, et ma lihtsalt vaatasin seda mingi Amy Schumeri stand-up ja ma ei mingi, ta seal ütles, et ta oli rase või midagi sellist. Siis ma mingi, ma olen ka rase, lihtsalt käis kõik, ma olen ka rase, saatsin Siimu testi ostma, full olingi rase ja nüüd see teine. Aga mul tõi praegu meelde, et Siim ei tea, et rase oli. Mis vahet sul on? Ta ei ole su abigaasa olnud, ma ei tea, kui kaua. Jaa, sa olid, ma olen laiali näinud, aga mulle meeldib see, et sind jubedat huvitav. Ei, ma olingi mingi, aga teine kord... Oh my god, aga Kardo ka ei tea, et ma rase olin. Ei, nagu Savi, ühesõnaga. Siis teine kord ma olin ka, lihtsalt jõuan koju üks päev, ma olen mingi, ma olen rase. Lihtsalt mu ajus käib nagu klõpksema, mingi ma olen rase. Ja siis olingi, tegin mitu tükki, kõik olid punased, ma olin mingi, perse, fuck that shit. Vaata, minu puhul oli nagu muidugi see ka, et ma ei teinud sellepärast aborti, et ma oleks tundnud, et Märten on mingi õige saikar, vaid esiteks see oli esimene kord. Ma ei soovinud, et meie suhe algaks kohe sellega, sest et näiteks vaata Kardoga suht niimoodi, mitte küll nii ruttu, aga ikkagi me olime mingi vähem kui pool aastat koos olnud, kui ma olin juba rase. Et muidu kogu suhe ongi ainult mingi imik ja lapsed ja meil niigi on nii palju lapsi, et ma olin mingi no fucking thank you ja jumal tänatud, me nagu mõlemad mõtlesime sellest niimoodi, aga me oleme pärast arutanud ka, et jumal tänatud, et ühel meist ei tulnud siukest hulluhoogu, kes oleks hakanud rääkima. Aga samas... aga beebi, sest et teine oleks kohalt.
oh my god, tegelikult küll, ma ütlen, me oleme nagu Dumb and Dumber ka, meil tulevad ka mingi, ma ei imesta, kui ühel päeval me tuleme koju mõlemal kuradi 14 kitse kaasa, oh my god, nii nunnu, on ja siis kuradi house on destroyed. Et me oleme ka blind leading the blind, aga mulle tundub, et me tegime väga õige valiku ja nüüd, kui meil vahepeal kodus on 6 last ja me oleme mõlemad tühja pilguga, vaatame kaugustesse ja ootame surma, siis mõtle, kui sinna veel mingi imik juurde. See oleks veel 7. No nüüd ta oleks juba nagu 2. Mingi aastane, ma ei tea, rohkem, alla 2. Yeah. Mida iganes, nagu see oleks my worst nightmare. Ikkagi jaa, nii et ühesõnaga, et nagu vaata, meie, noh, me oleme suht tuimad ka selles mõttes, et we don't care about shit, aga nagu me saame üles saada, äkki sina ka või? Jah, et nagu savi. Ja siis mõtle, kui palju erilisem on see, kui sa nüüd leiad oma musu. Ja siis saad temaga lapse. Mina lihtsalt oma musuga ei taha las saada. Mina ja musu oleme teiste meeste ja naistega need lapsed valmis teinud. Ja, nüüd te lihtsalt naudite. Nüüd me naudime our time. Täpselt. Kasvatades teiste inimeste lapsi. It's the best. Ühesõnaga, väike confession minutes. Ja, lihtsalt literal confession. Las olla, tead. No jah, tead, jah. Mis me ikka oleme siin Eesti rahva ees? Me nagu nii kõike kogu aeg rääkinud, et las siis jääda. Jah, absoluutselt. Pervert või delulu? Hei, kuulasin just teie podcasti osa, kus lugasite ette kirja, kus oli perversne gynekoloog. Mul oli selline kogemus, et ma sain jõuludeks kinkekaardi ühe füsioterapeudi juurde. Ta pidi olema oma ala parim ja teda guugeldades samuti tundub, et on väga hea ja professionaalne. Mu sugulased on käinud tema juures ja kõik kiitsid taevani. Minul oli aga väga ebameeldiv kogemus. Jah, oma tööd ta tegi hästi ja seljavalu läks paremaks, aga see, mida ta rääkis, oli väga ebamugav. Mul on suured rinnad ja olen noorena juba ennast väga ebamugavalt tundnud ja ennast nende pärast kunagi varemgi halvasti tundnud. Noorena vanemad mehed tegid rõvedaid kommentaare. Nüüd olen ma ema ja täiskasvanud inimene, aga sellegi poolest kohatud kommentaarid on rõvedad. Ühesõnaga suurem osa ajast rääkis antud massöör, enne ta oli füsioterapeut. Okei, ma ei tea, võib-olla ta läks assi, ütleme, et ta oli ikkagi füsioterapeut. Murindadest, kuidas mind on õnnistatud nendega, need on nii ilusad. Olin siis sellil ühel hetkel ja tema istus tooliga mu peaosas nii-öelda ja masseeris kaela. Ühel hetkel hakkas ta rääkima rinna peal olevast tatoveeringust ja järgmine hetk katsus sõrmedega tatoveeringu osa. Jah, muidugi ma oleks pidanud midagi ütlema, aga ma olen lihtsalt see, kes elab üle ja lahkub. Terve aeg oli väga ebameeldiv. Ta rääkis igasuguseid minu meelest kohatuid teemasid, näiteks ka sellest, kuidas paljud naised uuendavad oma vagiinat. Ma olin suurem osa lihtsalt vait või ütlesin, Kui mu aeg lõppes, siis kiirustasin sealt lihtsalt minema, kuigi mul oli megapõiekas. Samuti mu mees ei olnud veel jõudnud mulle vastu ja ma helistasin talle, ütlesin, et hakkasin lihtsalt kõndima ja sõida kiirelt vastu mulle. Tundsin ennast nii rõvedalt ja räpaselt, et läksin esimese asjana kodus kohe pesema. Minus on tunne, et äkki ma kuidagi ise liialdan sellega või äkki ongi kõigiga selline, sest nii palju, kui ma olen lugenud, kõik kiidavad. Rääkisin ka oma sugulastega, kes on tema juures käinud ja need ütlesid lihtsalt, et ta on väga sõbralik avatud inimene. Samuti, kuna ta on väga populaarne, siis mulle tundub, et äkki ta ainult minuga oligi selline või teiste jaoks on okei selline käitumine või ma äkki liialdan. Minu jaoks oli see kogemus ahistav ja minu silmis läks üle piiri oma ametikohal. Ma tunnen häbi, kuigi ma tean, et mina ei teinud midagi valesti. Ma ei andnud ka kindlasti põhjust sellisele käitumisele. Mis te arvate? No, jah. Minu meelest on imelik. Ma ei eelda, et ma lähen füsioterapeudi juurde ja ta katsub mu tatoveeringut ja räägib, kui ilusad rinnad mul on ja mingi naiste vagiina uuendusest, see ei puutu teemasse üldse. Ja. Ma kutsuks politsei. Tegelikult ei kutsuks, ma lihtsalt lamaks seal vaikselt ja pärast oleks mingi omaga. Aga ja, no see ongi vaata, see on sellises hetkes, et me tagantjärgi mõtleme või kui keegi räägib, ma oleks küll kohe püsti tõusnud või kui sul on ikkagi, kui sa nagu ehmatad ära või keegi on pervertselt tegelikult pigem kangestud ja kannatad ära. Ma mõtleksin praegu, et ma võib-olla kirjutaksin selle koha juhatajale või ülemusele, aga ma loen, et ongi keskuse juhataja. Aga juhatajal on ka ülemus ju. Keegi peab juhataja ülemus olema. Omanik. Aga samas omanik või laseks oma juhataja lahti. Ma lihtsalt ütlen nii palju, et kui te tahate füsioterapeudi juurde minna, ärge Martini juurde minge. Ma loodan, et neid on mitu. Aga ärge ühegi Martini juurde minge. Nüüd kõik Martini teed oma tööst ilma. No tead, sucks to be you. Sucks to be you. See emp pani Martin. Sucks to be you. Mõtle kohe. Mõtle, tegelikult on mingi teine ülihea, vaata.
ja siis Okei, teeme niimoodi, et kui te olete plaaninud minna mingi Martini juurde, siis kirjutage meile, siis me ütleme, kas see on see õige Martin või vale Martin. Avalikult julge öelda. Mul on nii palju kohtuasju, ma ei jaksa enam tegeleda, nagu saad aru. Aga kas sul on üldse kohtuasju veel? 3 tükki. Kõik on õhus veel? Ja, need kestavad ju aastaid. Vahepeal ei toimugi mitte midagi, sest kohtud tegelevad muude asjadega, siis nad jõuavad ringiga tagasi jälle meieni. Vahepeal on mingid paberid sisse antud, siin on midagi ütlevad, siis lähevad jälle ringiga edasi. See kestabki aastaid. Appikene. Võt. Ma jõuan ennem abielluda, kui palju kohtuasjad läbi saavad. Ma tean. No nii, Pühadenuss. Sissejuhatuseks ütlen, et töötan välismaal rahvusvahelises ettevõttes. Ma ei ole eriline pühade fanaatik. Iga aasta, kui kõik teised jõulude all puhkust võtavad ja kodumaale sõidavad, olen mina üks äästest, kes kõik tööpäevad lõpuni kontoris istub ja vajadusel ületundagi teeb. Nii ka see aasta. 23. detsember oli enamikel aasta viimane tööpäev. Teadagi on, et kõik selle päeva lõpuni vastu ei pea. Mitte palju peale lõunat olingi ainuke, kes veel meie kontoris tööd tegi. Ka minu abikaasa oli varakult töö lõpetanud. Kuna ta oli minu küüt ja olnud tal muud valikut, kui mind ootama tulla. Tema kohvitas seal, mina samal ajal tööpäeva kokku pakkimas. Muletasime niisama, üks hetk viitas ta sellele, et ebatavaliselt vaikne on ümberringi. Tundub, et ka kõik on ülejäänud osakonnad oli teinud juba kokku pakkinud ja tulekustutanud. Naljatasin vastu, et jah, see ongi täpselt see koht, kus ta peakski nüüd sülle rabama, teise käega laua puhtaks lükkama ja siis läheb andmiseks. Little did I knew. Sellisteks puhkudeks on mul alati väike armas lelo käekotis. Et töö oleks kiire korralik. Mul ei ole never lelo käekotis. Mul ei ole aastaid. Never? Mul on aastaid olnud lelo, nagu aastaid. Mul pole never olnud see käekotis. Mul on ta olnud reisikotis. Oled reisile kaasa võtnud? Muidugi. No jah. Reisil, kui sa oled ikkagi nädal 2, miks mitte? No ja vaata, kui sa oled, ma olen nagu... Minuga? Ei, ma mõtlen, kui see sõbrannaga... Ei, mitte sinuga. Siis me oleme nädal olnud reisil. Me oleme olnud ka 2 nädal. Mitte sinuga. Okei. Aga Märteniga. Ja. No siis, kui mul vaja läheb, ega ma üksi ei hakka kuhu maailma. Sina lamad samas vahelt. Sul kuuled mingi põring. Ma mingi... Aga ma lähen nüüd Taisse üksinda. Sina võtta kindlasti kohe. Peaks kaasa võtma. Üks ei ole, ma küll võtaks. Tegelikult jah, kunagi ei tea, kuna isu peale tuleb. Ja hakka käega tegema nagu keskaja mingi, ma ei tea, mis asi. Ma isegi mõelnud, et Lelo nagu reisile kaasa võtta midagi. Ja kui ma plaanis alguses sõbrannagi mõnen, et siis oleks imelik olnud jälle, aga sa tead, never know. Nii, ühesõnaga. See oli kõigi aegade pöörasem kähkukas. Ma julge isegi poole ajurakuga mõelda, mis oleks saanud, kui keegi oleks meid tabanud. Kuigi me olime kiired nagu nugised, hingas südar kuklasse. Asjad aetud, lidusin paljaste põskedega tualeti poole. Persepõsed või? Ise ühe käega pükse hoidmas. Ma ei tea, ma äkki punaste põskedega või paljaste perise põskedega. Nagu patšiks. Aga see nii oleks jätaks mokad ja põsed ja jätame mingid asjad näkku kah ikka. Mida polnud aega mõlemast jalast ära võtta, vaid ühest. No vist oligi palja persega, et ikkagi et üks hoidis püksi kuidagi. Üks jalg oli välja võetud, teine oli sees. Lelo lendas kusagile suvalise ääre või laua peale. Ma ei tea miks, sest tavaliselt võtan ma ta endaga vannituppa kaasa, et ta kohe puhtaks teha. Püksid tagasi jalas, kännisin hetkeks ümbrust, kiikasin korra kontori ukse vahelt välja ega kusagil liikumist pole toimumas. Tundus, et õhk puhas ja olimegi edukalt pääsenud. Taastasin oma töölaua, pakkisin asjad kokku ja lõpuks algas ka minu puhkus. Mitu päev hiljem ringi toimetades nii muu seas mõtlesin, miks mul on tunne, et mul elu ei ole hetkel seal, kus ta olema peaks. Süda hakkas taguma ja rutasin kotti läbi otsima. Ise juba teades, et seda ei ole. Süda hakkas mõtlema 100 mõtet käis peast läbi, kas ma pääsen hetkel kuidagi kontorisse, kas keegi on seal juba vahepeal käinud ja kui on, äkki ta pole seda märganud, äkki korista leidis ja nüüd annab kodus minna. Miks korista peaks võtma. Äkki kui olin üldse tagasi Eesti juba täna, Tepo ja Nöör. Nii tore, et me oleme selle massidesse viinud Teposse Nööri. Jaa, aga Tepo peaks meile maksma mingisuguse väikse kopika. Ei reaalselt, Tepo. Esiteks, see väljend juba Teposse ja Nööri, sina mõtlesid selle välja. Mina tegin sellele ka loo Teposse ja Nööri, Teposse ja Nööri. Neil on kõik
olemas. Me oleme nagu reklaamagentuur. Bauhaus ja nööri. Me ei öelnud K-rautasse ja nööri. Ei, me ütlesime Deposse ja nööri. Nii et Depo, where my money at? Ja Depo, kohe. kui Depo ei ole järgmise episoodi sponsor, siis lähen Deposse ja nööri. Osta Deposse ja nööri või siis K-rautasse ja nööri. Nii kauaks, kuni keegi meid võtab. Ja lõpuks on Dekorasse ja nööri. Ehitus ABC'sse ja nööri. Kuskilt me selle nööri saame lõpuks. Saame. Kuna nädalavahetus ja maja oli valves, ei olnud mul muud teha, kui esmaspäeval palvetades veidi enne teisi tööle jõuda ja loota, et keegi vahepeal tööl käinud ei ole. Nii ma ka tegin, kuid minul elust ei olnud haisugi. Kes selle võtta võis ja miks, ma ei tea. Kolleege küsitlema ja flaierid liputama vigades ei hakanud. Koristajad on meil seal mitmeid ja osad neist ei räägi isegi inglise keelt. Enda hingerahuks meenus vähemalt, et olin ta poetanud kohvimasina kõrvale kapi peale, mitte mõne kolleegi lauale. Oleks see vast košmaar olnud. Košmaar. Keegi, keda sellest juttu teinud ei ole, teine võimalus, et kõik teavad ja terve ettevõte räägib minu selja taga. Ise loodan, et mõni üksildane koristaja daame selle taskus uskas ja nüüd kodus oma parimat elu elab. Igavesti teie, Taimi Toomingas. No ma mõtlen, et kas kontoris, tegelikult ei ole vist kaameraid niimoodi tavapärastes kontorites. Et jah, niimoodi siseruumides vist väga niimoodi ei ole, jah. No ma ei tea, selles suhtes, et kui keegi ei tea, et see sina olid, siis on tegelikult suht savi, nagu, miks nad peaksid arvama, et see sina olid. Muidugi, kui sa just ei ole kõigile leelotanud, ma olin ainuke, kes tööl oli. Või siis see, et vaata, kui on mingi kiip, et näha, kes viimasena ära läks ikka, aga siis ei tea ka. Ma arvan, et kui mingi koristaja leidis, sellist viskas selle ära. Ma arvan ka, ma ei usu, et ta koju läks sellega. Ma ka ei usu. Nii et tore, et said väikse sükse vallatuseikluse, mis siin ikka. Nii, hirm suuruse väiksuse ees. Tšau, Kristina ja Maljo. Mu pikk suhe sai läbi 2 aastat tagasi. Pärast mida läks mööda üle poole aasta, kuni tõmbasin endale Tinderi. Ja senimaani on mul seal läinud huvitavalt. Igasugused lugusid oleme ju siin podcastis ka kuulnud. Vahepeal otsisin seal niisama fannimiseks inimest, aga südamesoov on ikkagi leida enda kõrvale sobiv Märten nagu Mallukal. Samal ajal, kui proovin leida seda õiget, ei unustama ka fannimist nendega, kes tegelikult päris need inimesed ei ole. Ja nii olen ma sattunud päris mitme ühe otsa, ka literaali, kes suuga teevad suure linna, aga muidu ei tee kärbsepesagi. Ja sellest on mul tekkinud väike hirm. Mis siis, kui ma leian inimese, kellega on mega hea emotsionaalne klapp, aga väike mees on pöidla suurdune. Ei taha ka juba teisel teidil voodisse minna, aga samas ei taha ka aega raisata, kui tuleb välja, et seksuaalset klappi pole. Palun öelge, et mu hirm on põhjendatud ja arutame koos, mis on see hea kuldne kesktee, Liina Sepp. Me oleme rääkinud teile head kuldsest keskteest. Kristina õpetas, küsid teeskled, et sa oled purjus või olegi purjus, I don't care. Ja ütled, saada pilti. Ja siis saadab, siis sa näed kohe ära ju. Mehed saadavad väga kiirelt. Ma ei ole kunagi küsinud. Ma ei ole ise otseselt ka küsinud. Aga saadavad. Aga nad saadavad ilma küsimata. Aga selles mõttes on see, et sa võid ju alati lihtsalt küsida, kas sul on suur. Aga vaata siin nüüd mõned mehed võivad ju valetada ka ja suur on lai mõiste. Võib-olla ta võrdleb kellegagi, kellel on jube palju väiksem. Jube suur. Minu nipp on alati olnud see, kusjuures, mis mina olen teinud, kui ma olen nagu, teie kahjuks seda kasutada otseselt vist ei saa, aga kinda võib-olla saate. Ühesõnaga, suht tihti, kui ma ju kellegagi suhtlema hakkan, mõni teab meie podcastist, mõni ei tea. Mõni lihtsalt võib-olla nagu on mingi, et mul eks-naine kuulas, mul on hästi palju selliseid olnud, et mul eks-naine ja mingi suur fänn ja niimoodi. Siis ma olin mingi, kurat, ma ei saa suga teitidest, meie musu eksi ma ei saa teitida meie podcasti fänni. Aga ühesõnaga, ja siis nad on vahepeal mingi teadma kõrvalt, kuulsin midagi või mõni on lihtsalt maamad, et mis podcasti teed ja siis et saada link ma kuulan. Hästi palju ta kuulavad, ma olen meile väga palju kuulajaid Tinderist poid või mehi. Ja siis ma saadan alati nagu mingi sellise episoodi, kus me teeme mingi mikropeenistust üle nalja või mingi väike naljad või mingi väike teema. Ja kui nad on nagu mingi ei olnud nagu mingi väga hea episood või et on nõme nali või nõmed, et siis seal on väike... Aga kõik saavad ju seda kasutada. Selles suhtes tutud mingi mehega
ja siis küsid lambist, et kuule, see salajuttude podcast oled kunagi kuulanud või? Kui ta ütleb ei, saadad selle mingi episoodi, kus me räägime mikropeenistest ja kui ta leiab, et see on funny, siis tal ilmselt ei ole. Me saamegi selle teha, et praegu ütleme. Ei, me oleme, see episood on liiga lappis, meil on pool juttu mingi abortidest. Seda saatke. Ma mõtlesin, et me saamegi öelda nüüd praegu muidu selle, et tere, see episood on teile saadetud mingit tüdruku poolt. Kes tahab lihtsalt teada, kas sul on suurem. Jah. Või sa võid selle osa välja lõigata. Ei nagu ütle, mis ajast ta peab seda kuulama. Ja lihtsalt me ütlemegi, et jah, see, kes sulle selle lingi saatis, ta lihtsalt, ta on viisakas daam, ta ei taha suga kohe voodisse hüpata, aga ta tahab teada, kas üldse on mõtet hüpata. Nii et palun anna talle vihjamisi märku, kas tasub või ei tasu. Kas sul on selline. Ja kui sa saadad talle emmi pildi, siis saada niimoodi, et see on mingi asja kõrval, et oleks nagu aru saada. Sest et kui sa lihtsalt niimoodi seisad, siis jalgadega võrreldes võib-olla pole aru saada, aga pane näiteks telefon kõrvale, laua peal. Või tikutops. Kui on väiksem, siis pane tikutops. Ja kui sa mõtled, et või tahad mu pilt internetis leviks, ei saada Instagramis niimoodi, et saad selle pildi saata niimoodi, et vaata, mis ära kustub, siis sellest ei saa screen'i teha. Mul on see asi, et iga kord, kui keegi mulle niimoodi on saatnud pildi, tavaliselt see on kogemata, vaata mõnikord tuleb, et see kustub ära. Minu aju on nii aeglane, et ma ei suuda ära registreerida midagi, mida ma näinud olen ja siis ma ei saa kunagi aru, mis mulle saadetud on, siis ma jõuan nagu just vaatama hakata, siis on kaan ja siis ma olen confused. Nii et aga ärge mulle nii pilti aga kas me just mingi paar episoodi tagasi ei rääkinud, ärge saatke jumala eest endast alasti pilte kuskile kunagi, vaata. Kas sa saad aru, et vabandust, et ma täiesti suvalise teema koheldun, keegi saatis mulle SMS-i just. Tere, pakun su uuele raamatule nime Anneke, Anuke, Malluke. Uus raamat räägib koduvägivallast. Peksuke, Malluke, Lilleke. Sest ta sai lilli seal. Lilleke, peksuke, malluke. Koduvägivald ei ole naljakas, aga nagu... Ei ole, see on lihtsalt mingi kahtle. Ühesõnaga. Aga kas me ei rääkinud, ärge saatke alasti pilte just paar episoodi tagasi? No naised, mehed võivad saata ju. Ja, sest mehed võivad saata. See on nagu... Nobody cares about it. Vagina on sinu lillenupukene, sinu privaatne osa... Nagu, kes seda ikka näha tahab, keegi saadaks seda edasi veel laiali ka. Ja vaata nagu, jah, ja siis... Et ühesõnaga jah, et nagu, jah, see on nagu see. Lihtsalt tuleb küsida näha. Tuleb küsida ja tegelikult, noh... Küsija suu pihta lööda. Ja tead meestel, ma olen rääkinud ka, kui mehel on small dick energy, siis tal on small dick. Mõni mees lihtsalt, temast röögib välja, et tal on väike käitub. Jah, aga mõni varjab väga hästi seda ja siis sa loodadki, et tal on hea. Aga mõni on hästi šarmikas, vaadagi hästi. Ja vaata, seda ta ütlebki, et ta kardabki, et mõtle, kui armud ära. Aga ma ütlen sulle ausalt, ma ei usu, et sa armuksid ära nagu päriselt, kui sa voodis midagi ei saa. Või siis teine variant, kui sind tõesti, vaata, mõndasid nii väga ei huvita see seksimine äkki nii väga, et siis võib-olla, aga ma arvan, et sind huvitab, kui sind suurus huvitab, et ära põe. No aga mine siis teisel teidil voodis, savi, mina muud moodi teada ei saagi. Maa ja taa ja let's go. Mis ma raiskan oma aega, teeme selle nussivärki ja siis vaatame edasi. Kas sul on hea iseloom või? No ja samas vaata, ei saagi öelda, et mina nüüd siin jube daam oleks olnud, ja näed, töötas. Siin me oleme abieluski, nii et teinekord töötab. Jah, minu pealt töötab. Aga iga kord ei saagi töötada, muidu mõtle, kui palju korda see abielus oleks pidanud. See oleks naeruväärne. Nobody has money for that. Aga näe, Siimuga töötas, aga no me lahutasime ka, aga töötas, sõrmuse ma sain ja me suht esimene kord, ma olen nagu pigem see, et no mitte kõigiga päris, ma olen siin käinud lihtsalt mingi kohvidel ka värki, aga kui mul tekib see vibe ja keegi on ilus, siis ma ikka olen nagu mingi, mida ma nagu, kui ma ise tahan. Mida me tussutame, teeme ära ja. Tõesti. See on kohe nagu mugavam vibes ka. Vaata natukene me elame siukses nagu seksistlikus ühiskonnas, et miks naised ei võiks lihtsalt seksi tahta. Nagu selles suhtes, et äkki ma tahan. Enamasti tahan ka ainult seksi. Noh, siis why not? Selles suhtes, et nii kaua, kuni see on consensual, siis who cares? Täpselt. Aga kui sa ei taha seksida teisel korral, siis küsi pilti näha. 2 varianti, ega muud ei olegi. Või 3. variant, siis see ongi nagu üllatusmuna, vaata. Üllatusmuna. Üllatusmuna. Surprise! It's a surprise dick. Sa ei tea, kas see on suur või väike? Nii reaalselt. No võta üks veel. Mina pean võtma, okei. Nuss mustikate vahel. Hei,
kirjutame kolleegiga ühte lugu, mis elab siiani saladuses. Sellest teame ainult meie ja asjaosalised. Asjaosalised ise ei tea, et ka meie teame. Aga jutu juurde. Meil oli mõned aastad tagasi ettevõtte suvepäevad. Oli renditud mere ääres mõnus puhkemaja. Päev möödus lõbusalt kuni hetkeni, kus meie töökaaslane nimetab teda Kerstiks. Hakkas kurtma oma elukaaslase üle, kes on ühtlasi ka meie ülemuse pestikas. Kurtis pikalt oma sita suhte üle ja nuttis pool õhtut. Rikkus ühesõnaga kõigi õhtu ära. Kuna ta ainult nuttis ja kurtis, et kui halb ikka kõik on. Tundus nagu lõputu õudus. Mingi hetk ta soovis ainult meie ülemusega rääkida, et too teda lohutaks ja aitaks tal mõista, et äkki tal on mingeid nippe sõbra kohta anda või miks ta selline on. Me olime segaduses ja mõtlesime, et ju nii täis, et ei anna enam ise ka aru, mis ta räägib või teeb. Meil viskas nii koppa ette, et otsustasime jalutada kahekesi mere äärde. Mingi aeg tagasi tulles tahtsime pissile. Me ei kannatanud majani ja hüppasime metsa. Meil pidi reaalselt kusi kinni jääma, kuuldes, mis hääled sealt metsast kostsid. Need ei olnud kindlasti loomad. Midagi me ei näinud, aga need hääled, need ei olnud kellegi nutvad hääled, need olid konkreetselt nussioiged. Me tegime suht kiirelt vehkat, jooksime maja juurde, istusime lõkkäärde ja vaatasime üksteisele otsa, et mis siin just juhtus. Läks mõned minutid mööda, kui need kaks, Ülemus ja Kersti, sealt samast metsast välja tulid. Ise nii rõõmsad. Kuigi hetked tagasi oli see tšikk lohutamatult nutnud. See õhtu möödus meie jaoks piinlikult vaikselt. Järgmisel päeval me otsustasime sealt kahekesi minema sõita, sest et see polnud enam tuju pikemalt olla. Arvake, kas Kersti tuli meiega ära? Ei, ta jäi meestega sinna edasi. Ja kuna me läksime ära autoga, millega me kõik koos sinna tulime, siis ülejäänud seltskonnal polnud võimalust sellest järgneval päeval koju saada, ilma et Ülemus kutsuks oma pestika järgi. Lõpuks nad siis tagasi teel istusid seal autos. Ülemus, Kersti ja Kersti elukaaslane ehk Ülemuse pestikas. Aga üks asi veel. Ülemus teatas seal üritusel meile, et ta saab isaks. Jah, ta oli suhtes ja raseraine kodus ootas. See selleks. Natuke aega peale suvepäevi tuli välja, et ka Kersti ootab last. Me ei tea siiani 100%, kelle laps on, kuid Kersti oma mehega on happy family ja me oleme kolleegiga kõvasti šokeeritud. Peace and love you, teie sekti andunud fännid. Vot see on mahlane koss. See on mahlane koss. Ta võiks meile anda ikka, et mis firmas on. Nagu mina tahaks ka teada, et kes need näitab piltigi või midagi. Jaa, nii huvitav. Aga vaata, inimesed on ja inimesed tegelikult elavad ikka päris raju elu. Mõtle oma mehe parima sõbraga nussid suvepäevadel. Kes on su ülemus. Kelle naine rase on kodus. Ja siis pärast oled ise rase. Ja siis sa ei tea kellest, aga prollisest ülemusest. Oh my god. Kurat, see on mahlane, kui sa isegi tea neid inimesi, aga nagu... Mina ei saa sellest aru, et ta oli mingi, et otsustasime järgmine päev minema sõita, polnud tuju seal olla. Ma oleks seal lõpuni olnud, ma oleks tahtnud näha, mis edasi sai. Mis nägudega hommikul lauas, ja mis järgmine õhtu toimus, kui veel võeti napsukest äkki, kas nussiti veel. Oleks läinud Ülemus juurde, et kuule, et aeg on palgatõusuks. Me kuulsime metsas hääli. Irmutas nii ära, et hakka või palka juurde küsima. Reaalselt. Te oleks pidanud pikemaks, sest et oleks rohkem kossi olnud. Kas järgmine õhtu jätkus? Kas sa töötad ikka veel seal? Kas sa said palgatõusu? Tundub, et äkki töötad. Mina blackmailiks. Ma ütlen, mina blackmailiks. Me tahame jätkulugu sellele. Jaa, aga blackmailiga vahepeal. Blackmailiga, jah. Palgatõus. See ei ole ju tegelikult häbi asi. Arved on läinud kõrged. Kas blackmailimine on ebaseaduslik? Aga siis ma saangi oma politseimehe lõpuks. Oota, aga miks see ebaseaduslik on? Sest et minu meelest see on nagu... Väljapressimine. Ei, aga see on ju nagu koostöö. Selles suhtes, et kui mina ütlen sinu saladuse välja või sa annad mulle raha, siis kui sa ei taha raha anda, ma üldiselt ütlen su saladuse välja. Kuidas see ebaseaduslik teise saladust edasi rääkida? Mis kuradi... Ma ei tea, ma lähen politseimehe küsin, et kuidas... Sest et see ei saa ju olla ebaseaduslik saladust edasi rääkida. Ma oleks ammu kuradi kongis lukk puti ära visata. Jah, sa käid ja ähvardad kõiki kogu aeg. Ei nagu... Öelge siis teie, kas blackmailimine on illegal? See on illegal, jah. See ei saa ju võimalik olla. No aga saladuse välja rääkimine ei ole ju illegal. Ei, aga välja pressimine selle... Ma küsin ChatGPT käest. Kas välja pressimine on ebaseaduslik? Täpsustus. Kui ma pressin kelleltki niimoodi raha välja, et ma ütlen, et kui sa mulle seda raha ei anna, siis ma räägin su saladuse välja ja ta ei anna mulle seda raha ja ma räägin saladuse välja, siis kuidas see on ebaseaduslik, sest et saladuse välja rääkimine ei ole ju ebaseaduslik. Ma ei tea, kas ma oleks saanud seda veel keerulisemalt talle seletada. Aga vaatame, mida ütleb ChatGPT. Ta ütleb,
üllatavalt levinud küsimus. Ja just siin komistavad paljud, sest tunne ütleb üht, aga õigus ütleb teist. Lühike vastus, jah, see on ebaseaduslik. Ja see, kas saladuse avaldamine ise on seaduslik, ei päästa sind. Väljapressimise tuum ei ole see, mida sa lõpuks teed, vaid millega sa ähvardad ja mida sa tahad vastu saada. Ehk siis ähvardus, eesmärk ja surve teisele inimesele. Seaduse silmis on see sundimine vara loovutamiseks, siis ongi väljapressimine. Okei. Aga kui ma palun sind, muidu ma olen sunnitud su saladuse välja rääkima. No pressure. Aga küsi, kas see on ka ebaseaduslik, et kui ma ütlen kellelegi, et sa pead Kristjaniga lõpetama suhtlemise või I will destroy you, kas see on ka ebaseaduslik? Küsi ise, ma ei saanud aru isegi. Oota, ma ei oska. Siin. Ma ei tea, ma ei ole see. Kas see on ka ebaseaduslik, kui ma ütlen mingile inimesele, et ta ei tohi suhelda mingi teise inimesega ja kui ta ikkagi suhtleb edasi, siis ma ähvardan ta elu põrguks teha. Kas see on ka ebaseaduslik? Kurat, me saame nüüd nii palju teada, mis on ebaseaduslik, ma kardan. Ma ei usu, et jah, see on samuti ebaseaduslik. Ma allu kõiki mu peika kandidaate ja sõpru ja peika kandidaate. Aga miks see ebaseaduslik on? Mis siis täpselt valesti on? Sa ei oma õigust kontrollida, kellega teine täiskasvanud inimene suhtleb. See ei ole piiride seadmine, vaid kontrolli kehtestamine teise inimese elu. Ja kui sa ikkagi suhtled, teen su elu põrguks, see on ähvardus, psühholoogiline sund, hirmu tekitamine, ähvardamine, sundimine, ahistamine, jälitamine. Aga ma ei öelnud, et ma teen midagi illegaalset. See ei ole oluline. Seadust huvitab, kas ähvardus tekitas hirmu. Kas see oli mõeldud teise inimese käitumise kontrollimiseks? Kas see oli pidev või süsteemne? Kas ma olen toksik või? Nagu ma hakkan praegu mõtlema. Well, I'm an illegal toxic. No vangis sa ei ole. I'm a criminal. Ei, vangis sa ei ole. Aga võib-olla siis ära ähvarda enam vaata. Aga tead, no ma ei saa. Kui sa tead, mis sa teed? Sa ei saa, ma ei saa mitte ähvardada. Sa täiesti haigeni. Ma olen lihtsalt aus. Ma mõtlesin alguses, et sa ütled, et ma ei tee enam, sa ütled, ma ei saa. Ma ei saa lubada. Miks ma tahad, et ma peale muu ebaseadusliku tegevuse valetajaks hakkaks või? Ma niigi sain teada oma negatiivsetest külgedest. Ei, no selles mõttes, et mis negatiivsed küljed? No, et ma olen ebaseaduslikult käitunud. Illegaalne. No, aga see on sinu household, see on okei. Hindistatav. See on okei. Märtenil ei ole hullu sellest. Ma arvan, et me tulete tugevamana välja, saate lapse. Ei, aitäh pakkumas. Ei, see podcast on reaalselt cancelas. See on lappes. Poleks pidanud tegema. Ei, Tanel ära põema ei kirjuta. Ma tahtsin, kui ma midagi liiga hullusti ütlen, siis Tanel ei kirjuta, palun lõika välja. Ma olen väga palju. Pool podcasti episood 5 minutit pikk. Ja ei, see kord me ei kirjuta su Tanel. Ise me rääkisime. Võtke see vastu, kui nagu me räägiks sõbrannadele ja see on lihtsalt info, see on lihtsalt, see on jah, et see on, te olete juba, me oleme seda podcasti nii kaua teinud, te olete me sõbrannad. Me oleme close friends. Me oleme close friends ja lihtsalt nagu oma sõbrannadele me olen rääkinud, et kõik on alati mingi Kristjana, what the fuck. Ja me ei ole teile see on, mõtle, see on väike osa meie crazy'st. See on jäämäetipp. Kui me veel kunagi äkki 3-4 aastat edasi teeme, siis te võib-olla saate veel ulema. Siis me hakkame rääkima, mis praegu toimub. Mis praegu toimub, and shit's crazy. Näiteks, seda ma vahepeal ei maininud teile, kuidas ma mingi peaaegu 1,5 aastat olin deeply unerohtude sõltuvuses. Me pidime sellest rääkima sellepärast, et mulle kirjutatakse ikka veel, kuule, mis need unekad olid? Egyptusest. Ei, sorry, see oli meie pääd, et me üldse kunagi midagi mainisime. Olin sõltuvuses ja see tekitas tugeva depressiooni, et need Egiptuse unekad on nii kanged, et Eestis ei kirjutata siukseid surijatele ka välja. Nii et lihtsalt our bad. Tõstan käed üles, ütlen, see oli ebaseaduslik. Ma olen tegelikult mitmele inimese, kes on kirjutanud, et please, tere Mari-Liis Kaer sööb ka neid, vaata.
miks sa nüüd tema tanki paned? Ei, no ta jagab seda oma subscriber'its kogu aeg, vaata, et on mingi, sest tead, kuidas Mari-Liis Kaar hukkt jäi või? Vaata, Malju tegi blogipostituse, mõtleme hommikul ärkal, loen, et Mari-Liis, et mina vaata, tõin Maljule esimese paki ja tänu minule ta on hukkt. Tema tõi mulle esimese paki ja mina olin tema pärast hukkt, aga ma süüdistan, sest ma olen ise täiskasvanud inimene, ise ma hakkasin neid sööma. Aga Mari-Liis Kaar jäi niimoodi hukkt, et ta oli Egiptuses, ma kirjutasin, kuule, please too mulle neid sleepse, ta on mingi davai, aga ta ei too mulle, sest ta sai need ise. Ta hakkas ise sööma neid. Ühesõnaga, ärge sööge neid päriselt, see on väga-väga halb mõte, väga-väga tobe. Me ei teadnud paremini. Me ei teadnud nagu ja me lõpetasime. Kuigi tegelikult see apteeker iga kord, kui ma läksin ostma, ta oli mingi You sure about, do you want melatonin? Ma olin gay, sleep, give me sleep. Ja kõige naljakam oli see, et kuidas me Kristinaga aru saime, sest et me olime ju mõlemad ühel samal ajal depressioonis. Nagu sügavas. Ja siis, kui mina teada sain, siis ma jagasin Kristinaga ja siis me saime aru, et tõesti, see hakkas meil suht ühel ajal. Jah, sest me ühel ajal panime. Ja siis me alguses mõtlesime, et meil on koos depressioon, me oleme nii connected. Ei, me oleme 2 debiilikut, ausad ka. Dumb and dumber. Kuule, aga kammime unekaid iga päev. Just tegime nalja Kristinaga, et jumal tänatud, et keegi meile methi pole soovitanud. Me oleks ka mingi, ei no tarbijaid on palju, turg on lai. No proovime ära. Mis sest, kõik aegime see, et apteek on mingi, you sure about it? Kuule, no, võta melatonin. Ma olen mingi, fuck that melatonin, give me that good shit. Nii oige inimene, ausalt. Ja veel hullem, Sleepsist veel hullem on Night Calm. Mida paugutsin mina? No lõpus mina ka. Ma arvasin, et nad on sama asi, aga tegelikult see Night Calm on palju kangem. Ja palun, keegi ei hakka nüüd siit välja nokkima seda, et mida tuleks kammida, sest et see ei tee sulle mitte midagi muud, kui see paneb su tuttu selles suhtes, et sa ei kammi seda, aga su keha jääb sellest sõltuvusse. Ja minu jaoks juhtus veel see asi, et kui ma selle sisse võtsin ja ma ei läinud kohe magama, siis viimast poolt tundi enne magama jäämist ma ei mäletanud. Nagu reaalselt ma hommikul ärkasin, mul olid e-maili peal ostu mingi tellimused, ma ostsin nendele asju kokku, ma pidasin vestluseid maha ja vaata Märtin ju ei teadnud, et ma neid iga õhtu võtan. Ja siis mõnikord oligi hommikul, ta räägib mulle, et no vaata eile sa ütlesid seda või sa rääkisid seda. Mingi hetk ma sain aru, et need on nendest tablettidest, aga ma ei saanud ju öelda ka, ma ei hakanud ütlema, et kuule. Aga see on kõik aegem, et Märten ei teada, aga loogiline. Ja Märten sa mulle kirjutad, pool tundi veel saab unekat võtta. Ja okei, sa mõtlen, et ma mõtlesin, et Märten teab ka, aga siis kirjutasidki mulle. Aga vaata, Märten on alati olnud väga hea uni, nii et ta jääb magama. Ta jäi nagu nii magama. Ehk siis tema ju ei, tema jaoks ei olnud imelik, et ma jään magama mingi kell 10-11, sest ta jäi ju ka. Et ja mis ma soovitan? Tõesti, me metsnarka. Ei reaalselt, aga mis ma nüüd võtan ise on mingi, ma ostsin hästi mingi unemagneesiumi ja tegelikult toimub suht sama hästi, okei, võib-olla jää nii ruttu kohe nokki, aga võtad selle niimoodi, et taas ma võtan enne kui ma hakkan hambaid pesema, et ma võtan selle magneesiumi ära. Ja siis ma vaata ikka õhtused toimetused pesed hambad, võtab mingi meigi maha ja mingi, see juba 20 minti ja lõpuks kui voodis sa oled veits scrollid ja jääd nokki, et parem on see magneesium, kui siis need kuradi noid. Mina muuseas eile magama minnes mõistsin sükest asja, et mida need unekad veel tegid mulle, et minu peas tekkis see seos, et ma ei viitsi oodata magama jäämist. Ma tahtsin kohe. Et ma tahan kohe ja põhimõtteliselt, kui mina panin telefoni käest ära, siis ma pidin juba olema, et silmad vajuvad kinni on, et kohe, kui pea padjale, siis ma magan. Ja siis eile ka, ma olin mingi, tead, ma olen nii väsinud, panin telefoni ära, siis lamasin, mõtlesin, this is weird. Nagu, kas siis inimesed teevadki seda? Tegelikult ma jäin suht kohe magama, et nagu ma ei võtnud isegi mingi magneesiumi, ma ei ole ammu neid unekaid üldse võtnud. Aga mul vahepeal on küll see, et ma ei jää magama, aga nüüd ma viisin eile otsad kokku, aga ma ei pane telefoni ka ära käest. Ma olen nagu väsinud, telefoni käest ära ei pane, siis mõtlen, huvitav, kuidas kell 3 öösel on, ma ikkagi doom scrollin seal kuskil, paneks siis telefoni ära. Ei, aga unekat võtta. See uneka kui oligi jätta, scrollid, siis pass out ja siis oligi nagu. Uus päev. Jah, aga mis mul oli nagu see ka, et ma ju, eriti kui ma mingi hommikuprogrammi vahepeal tegin, et mul oli vaja nagu kell on 9, ma jää magama või 8, ja ma tahtsin vara magama minna, et hommikul vara ärgata, tööle minna, või siis oli nagu see, et lihtsalt ei viitsi nagu oodata, või ma tean, et ma pean hommikul mingi 7-8 ärkama ja mul on mingid tähtsad asjad ja pikk päev, siis ma puhkasin väga hästi välja nendega. Ärme nüüd promo seda. Ei, et see oligi nagu see, et see oli halb, aga ei jah, ja siis mulle meeldib, kui Malju nendest lahti sai, tõi kõik need karbid mulle, et siis sa pane lõpuni ja vaata edasi, aga ma ei pand, et nüüd ma olen nagu Ei, ma ei toonud enda karpes, mul ei oldki enam neid, vaid kuna ma olin kunagi öelnud, vaata, ju siis keegi kuulas meie podcasti järgi, siis ta oli mingi, mul on üks pakk sulle ja siis ta saatis mulle pika pakki
need sleepsid, sellepärast mul olidki need veel kodus, mul ei olnud vahepeal mitte midagi ja siis ma olin mingi, mina ennast ei usalda. Ma nagu selles mõttes, et nagu no need on hea, ma olen alles hoidnud mingi emergency vaata, et need ongi, et need võib võtta mingi ühe korra, mingi poole aasta jooksul. No siis on aga me panime iga õhtu nagu popping candies, nagu ma ei tea. Ühesõnaga, meil on tõesti tänane väga heart to heart. Edukroonika tead, pange, et kuradi abordi tegijatest kuradi uneka sõltlus. At this point I don't even care anymore. Jah, me oleme tais. Oota ei. Mina ei ole enam täis. Tahtsin öelda fuck that, aga ma ei ole enam täis, nii et palun ärge tehke, ma olen tagasi ja haavatav. Mul ei ole isegi enam unerohtusid. Davai, tšau. Kuule, aga davai ausalt, paneme ära. Ja auhinnad saavad siis esimesed 5 kirja. Et kaua me siin pläkutame. Tšau. Tšau.